Tšau tüübid! What's up? Ilusat pühapäeva. Väljas on ülitore ilm ja võiks minna välja, teha midagi toredat. Aga ei, Kaspar on täna toas. Kaspar on juba terve nädalavahetuse toas olnud. Ja miks küll? Sellepärast, et ma pean õppima. Ei, päriselt ka tegelikult, ma pean õppima nagu. Ma siin üritan gümnaasiumi lõpetada, ja siis neid kohustusi asju on nii palju. Ja ma tegelikult juba nädal aega tean, et ma pean tegema YouTube'ide video Eesti teemal. Ja ma mõtlen, et mida ma teen. Ja ma ei tea, lihtsalt ideid ei olnud. Sorry, et ma võib-olla niuke närviline olen täna võib-olla. Aga ma isegi ei tea, miks. Ma arvan, ma nagu ei ole väga magada saanud. Ja siis nagu inimene peaks olema nagu tavaliselt nagu uimane, et jaoks midagi teha. Aga mul on just vastupidi ja ma ei tea miks. Ja ühesõnaga ma ärkasin juba kella 6 hommikul ülesse. Ja mis ma tegin? Ma hakkasin õppima. Päriselt. Hakkasin õppima ja õpin siin ühiskonda, Shout out mu ühiskonnaõpetajale, et tal kindlasti on midagi mu videode kohta öelda. Kirjutan siin kirjandit, et kas Eesti peaks kuuluma Euroopa Liitu ja mis kasu ta sellest saab. Ja mul lihtsalt, ma ei tea, aju jookseb täiega kokku poole pealt. Ja ma hakkan mõtlema Eesti üle ja ma tean, et mul on vaja see YouTube'ide video teha, see koputab mul siin õla pealt. Ja siis hakkan lihtsalt, hakkan Eesti üle mõtlema siin, ja väga nagu ei mõelnud midagi välja. Ei, ühesõnaga nagu Eesti on tore ja värk ja meil on siin isamaa ja emamaa ja isakeel ja kodukeel ja kõik need toredad asjad, ja see selleks, aga nagu kui ma vaatan nende ümber nagu, siis tegelikult nagu ma näen ikka ma näen nii palju inimesi, kes kogu aeg nagu hädaldavad midagi üle ja nagu kogu aeg kellelgi on mingi probleem kuskil, igal pool on mingid mured ja asjad, keegi ei ole kunagi rahul mitte millegagi. Ja nagu midagi peab viga olema, midagi on mäda, lihtsalt peab olema. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis siis viga võiks olla, Ja kui nüüd aus olla, siis ma olen tegelikult nagu viimased 2 tundi siin nagu enda siin mõelnud ja arutanud, mis ma alles praegu suutsin nagu kaamera lõpuks tööle panna. Ja ma panin mingid asjad siia kirja ka ja mõtlesingi siis selle üle, et miks siis on Eestis halb elada. Kuna meil on teemaks Eesti, Aga ma ütleks ära ka, et ma tean, et siin kanalil on hästi palju nooremaid vaatajaid, keda see teema võib-olla ei huvita või kes ei saa nagu täpselt aru kõigest. Aga õnneks on mul suht sabi sellest. Anyways, alustame. Ma jätaks kohe ära siin nagu need pseudoteemad, et ilm on nii halb, Me kõik teame, et siin Eestis on halb ilm. Meil kõigil on talvel kuradi varbad kuubikud ja ninas suppi voolab, See ei ole midagi uut. Süüdistage esivanemaid. Venemaa on nii halb naaber, Süüdistage esivanemaid. Let's leave that shit. Ja ma ütleks veel, et nagu ma ei ole nagu mingi hull teadja vend, ja mingi ekspert, Ma ei ole ka tegelikult nagu see tüüp, kes paneb kaamera enda ette, laua peale ja vahib siia lensi sisse ja hakkab nagu rääkima, et ma jätaks selle teema Märt Koigile või Huugajale, Aga lihtsalt ma nagu räägin, mida ma tunnen ja ma nagu mõtlesin nagu probleemidele, mis on nagu minu jaoks olulised, mis nagu kuidagi mind puudutavad või mind kui nagu noort gümnaasiumi õpilast ja loomingulist inimest, Esimeseks asjaks, mis ma nagu tunnen, mis on probleem, on see, et meie see ühiskond ja meie inimesed on suunatud iga hinna eest edu saavutamisele. Et nagu see on ainuke eesmärk, mitte midagi muud, et ma pean saama edukaks, Ja kui sa ei ole edukas, siis mine kuskil nurka. Mine sinna nurka, arene või ma ei tea, mine tapa ennast ära, Aga sa pead saama edukaks. Aga see, kas inimene on õnnelik, see ei huvita kedagi nagu. See ei huvita kedagi. Ja mis siis on see edu? Raha, kuulsus, au, autod, riided, hinded muidugi ja saad häid hindeid, siis oled edukas õpilane.
Igastahes jah, et see nagu mentaliteet nagu ma pean olema edukas. Ei, ma pean olema õnnelik. On see, mis mina arvan. Aga Kaspar, mis on õige eestlase lemmiktoit? No ikka teine eestlane. Nii on. Seda ma näen igal pool, ma näen kogu aeg, kuidas keegi vingub kuskil jälle midagi. Ma arvan, et kõige ehedama näite te leiate siit samast selle video kommentaaridest. Ma ei saa lihtsalt aru, kuidas nagu inimestel, miks inimesed lihtsalt raiskavad nii palju enda aega, et nagu kedagi teist maha teha, et nagu kedagi sõimata, netihiirosi ja kommentaarihiirosi on lihtsalt nii palju nagu. Ma lihtsalt ei saa aru. Ma lihtsalt ei saa sellest aru, et nagu inimestel on nii palju vaba aega. Kust te saate seda? Andke mulle ka kuskilt seda aega, nagu mul ei ole üldse aega lihtsalt. Ma olengi sellest aja tähtsusest nagu just praegu aru saanud, nüüd kui ma nagu üritan gümnaasiumi lõpetada ja mul on lihtsalt kõik nagu lendab korraga peale, ja ma jõuan minna välja, aga mitte kuskile, siis mul lihtsalt ei ole aega, mul on 100 asja teha ja nüüd ma hakkan ise ka vinguma ja muutun täpselt samasuguseks. Anyways, jah, ma ei tea, andke mulle ka seda aega, kui te leiate kuskilt, et nagu, tuli praegu üks asi meelde täiesti lambist. Miks sa ei näe telekast mitte kunagi ühtegi Lamborghini või Ferrari või Bugatti reklaami? Sellepärast, et need inimesed, kes neid osta suudavad, neil pole aega, et telekat vaadata. Okei, aga lähme edasi, mul ei ole aega, et siin rohkem selle teema üle arutada. Okei, oota, ma teen ühe cool'i transitioni. Okei. Aga lähme nüüd edasi siis teemaga, mis ma arvan meid noori siin kõige rohkem võib-olla puudutab. Nimelt haridus. Mis asi siis on haridus? Haridus on teadmiste omandamine. Aga sellega on selline probleem, et see haridus ja need teadmised ei pruugi alati tõesed olla. Aga mis on teadmised? Teadmised on siis see, mida te usute tõena ja see, mida keegi teine on justkui meile öelnud, et nii on, et see on tõsi, et me peame seda uskuma. Siinkohal ma tooksin ühe näite ja enne kui te hakkate siin ütlema, et what the fuck are you talking about, Kaspar? Et siis mina ei mõelnud seda välja, see on, ma ühest raamatust kunagi lugesin seda, et kui ma ütlen sulle, et 2 + 2 on 5, siis sa oled nagu, mida sa ajad, what the fuck, et ei ole, 2 + 2 on 4. Aga nüüd mõtle, et kui inimene sünnib ja terve elu talle õpetatakse kõik tema õpetajad ja professorid igal pool ja meedias ja ma ei tea, terve elu õpetatakse talle, et 2 + 2 on 5, siis ta ju elabki ja kasvabki üles terve elu uskudes, et 2 + 2 on 5 ja teades, et see on õige. Ja siis sel juhul see väide on ju tõene. Ja samamoodi, keegi on kuskil varem nagu öelnud meile, et 2 + 2 on 4 on ju, mingi vana kuskil Kreekas või ma ei tea, kus iganes on ju, mõtles mingi süsteemi välja on ju, ja ütles, et 2 + 2 on 4 ja nüüd me peame, nagu kõik peame seda uskuma. See on lihtsalt üks näide, mille ma lugesin ühest raamatust, ma ei mõelnud seda ise välja, aga makes you think. Anyways, mis meil selle haridusega siis viga on ju? Et see meie haridus siis rõhutab seda on ju, et me peaksime nagu uskuma kõike seda, mida meile seal öeldakse ja kõike muu info, mida me koolist ei kuule on ju, kõik see ohtlik informatsioon. Sellest me hoiame eemale, seda eiratakse ja see on ebaoluline. Ja ma arvan, et nagu siin saab kindlasti minna nagu veelgi sügavamale. Tegelikult on see kõik on nagu üks palju suurem süsteem ja kõik õpetajad ja meie professorid ja veel igast teistel ametikohtadel inimesed. Nad on kõik selle süsteemi orjad. Ja kui süsteem tegeleb pettusega, kui süsteem nagu on petlik, siis need õpetajad ja professorid, kõik nad on pettuse teenrid. What? Ja kuna paljud tihtipeale näiteks võrdlevad kooli vanglaga, siis mõtle seda, et need õpetajad on ühtaegu nii vangivalvurid kui ka ise vangid. Ühesõnaga, miks me käime koolis? Me käime koolis selleks, et saada häid hindeid. Aga milleks meile need head hinded? Häid hinded on meil vaja, et saada ülikooli. Ülikoolis me kaitseme kraadi, aga miks me seda küll teeme? Selleks, et saada see lõpudiplom on ju, ja siis tänu diplomile saame me pärast hea töökoha.
ja no nii lihtsalt on, me tahame saada advokaadiks või arstiks või poliitikuks või teadlaseks, ja selle nimel me hakkame kõik hoogsasti võiduhindeid koguma, ja eksameid sooritama. Aga mis need eksamid on üldse, olete mõelnud või? Mul on siin endal ka kohe eksamid tulemas, kusjuures täpselt samal päeval, kui on YouTuberite live 24. aprillil on mul eesti keele eksam. Eks ole, aga mis need eksamid on? Kordamine. Kordamine on tarkuse ema, me kordame mingit infot, mida meile öeldakse, meile antakse, söödetakse see kõik ette, ja me kordame ja tegelikult see kõik ongi lihtsalt mingi info meelde jätmine eksamipäevaks. Ja tihtipeale see info, mis me peame meelde jätma, see ei ole mitte kuidagi seotud meie päris eluga. Inimesed unustavad ära selle pärast, mine lase oma vanematel mingi logaritm lahendada, kui mingi intervall leida, ja nad ei saa elu sees sellega hakkama, kui nad just nagu ei ole elukutselt matemaatikud või füüsikud, nii lihtsalt on, sa kordad mingiks üheks kindlaks ajaks mingit informatsiooni, mis sulle ette söödetakse, ja siis peale seda unustad selle ära. Ja siis kui sa eksamil oled kõik ära sooritanud, siis sa oled kohe tubli ja tark ja edukas ja I don't know. Eksami sooritamine ei tähenda, et sa oled intelligentne inimene, ja eksami läbikukkumine ei tähenda, et sa oled rumal inimene. Mul oli tegelikult veel paar punkti, millest ma mõtlesin rääkida, aga ma arvan, et ma ei taha seda teha. Ma lähen siin ise juba nii leili ja ma ei ole see vend, kes paneb kaamera enda ette ja räägib niimoodi tavaliselt. Ma parema meelega räpiksin ja teeksin oma mussi, täna lihtsalt ma tundsin, et peaks tegema midagi sihukest. Ma ütleks nii palju, et pigem, mina vähemalt, pigem valiksin õnnelikkuse kui edukuse, ja ma soovitaks teil kõigil ka seda teed pidi minna. Ja mul tuli üks asi meelde just, see on sihuke mõte lihtsalt, et see on inglise keeles on see loogiline, et õpetaja küsib lapselt what do you want to be when you grow up, ja siis laps ütleb happy, ja siis õpetaja ütleb vale, 2. Anyways, siuke mõte. Ja ma ei tea, jah, võite kõik oma mingid arvamused siia kommentaari kribada, mind kritiseerida ja maha teha, kui teil on aega. Ja võite öelda, mis te arvasite minu sellest nii-öelda rääkimisest siin. Kusjuures ma ei olegi vist mitte kunagi teinud midagi sihukest, et minu jaoks esimene kord. Ja igastahes ma lõpetaks selle video jällegist ühe mõttega, mida ma lugesin juba mõnda aega tagasi ühest oma lemmikraamatust. Ja igastahes ma paluks nüüd siia endale ühe veidi teistsugusema värvi. Aitäh! Ja nüüd paneks siia taustale veel mingi progressive muusika. Okei, davai. Ja igastahes see mõte on siis selline. Muusikas ei pea olema loo lõpp selle bändiks. Kui oleks nii, siis oleks parim dirigent see, kes lõpetab loo kõige varem. Heliloojad kirjutaksid ainult finaale ja loo lõppe, ja inimesed käiksid ainult kontserdil sellepärast, et kuulda seda viimast lõpuakordi, sest see on see lõpp, kõik tahavad seda lõppu. Ja samamoodi on ka elus, kõik on astmeti. Me saadame lapsed lasteaeda, seal nad astuvad edasi tipa-tapa ilusti, jõuavad esimesse klassi, siis jõuavad teise, juba kolmandasse, siis järsku juba lõpetavad põhikooli, jõuavad gümnaasiumisse ja juba lõpetavad gümnaasiumi ja juba on ülikoolis, kaitsevad oma kraadi ja saavad lõpuks oma selle diplomi kätte, ja siis hakkab millegi poole pürgimine, inimene valib omale eriala ja läheb mingi kindlasse valdkonda tööle, ja kogu aeg miski läheneb ja see kõik on vahva, sa pürgid edu poole ja siis lõpuks ärkad 40-aastasena ülesse ja mõtled, et ma olen kohal, ma jõudsin kohale, ma saavutasin oma eesmärgi, aga kõik on kuidagi ikkagi samamoodi, nagu miski ei ole tegelikult muutunud. Ja siis sa tunned nördina ja sa tunned ennast petetuna. Ja kõik see elu oleks mööda lastud. Me mõtleme, et elu on kui teekond, kui mingi palverännak, mille lõpetamiseks on üks suur kindel eesmärk ja seal lõpus ootab meid edu või ükskõik mis asi iganes kellelgi peas on, ja mingi surmajärgne elu, ja me peame selleni jõudma, kuid tegelikult me kaldusime kõrvale. Oluline on hoopis see muusika,
mida kuuldes me laulame ja tantsime. Oh my god. Kas ma vist terve aja vaatasin iseennast või? Kurat, mul on see harjumus, et ma nagu vaatan nagu ennast. Ühesõnaga, ma teen uuesti.